raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Ja tere, me oleme jälle raadiosaates Räägime asjast ja raadiosaade on meil ka pildiga ja piltide saate näha erinevates sotsiaalmeediakanalites ja ma ei hakka neid kõiki üles lugema, sest kui Martin on tagasi järgmisel nädalal, tema soravalt loeb need kõik teile ette uuesti. Aga te olete igal juhul tere tulemast ja me püüame teid kostitada täna 2 saatekülalisega, kuna Martin on meil ära Itaalias ja me salvestame seda saadet tema sünnipäeval, siis kõigepealt palju õnne Martinile 50. sünnipäeva puhul ja ta ongi sünnipäeva läinud tähistama oma lemmikriiki Itaaliasse ja viibib hetkel Roomas kogu oma suure armsa 5-lapselise perega. Nii et Martin, järgmine nädal kohtume sinuga siin saates uuesti, aga täna on meil saates Urmas Reitelmann, kellega me räägime NATOst, Euroopa NATOst, Eestist, Eesti kaitsevõimest, Euroopa tulevase kaitsevõime ülesehitamisest ja kõikidest nendest militaarsetest asjadest. Kuna Urmasel on ka pikk militaarne karjäär selja taga, sest ta on pikalt aastaid töötanud Kaitseliidus. Aga järgmine teema on meil seotud parlamendiga. Tõsi küll, mitte ainult Eesti parlamendiga, vaid sellised parlamentaarse ühendusega, mille lühend on IPU eestipäraselt ehk Interparliamentary Union. Ja see on organisatsioon, mis 2 korda aastas korraldab suuri ülemaailmseid parlamentide vahelisi koosviibimisi. Neil on oma väike administratiivorganisatsioon. Nad valivad kord aastas vist, kui ma ei eksi, presidendi ja kohtuvad üldreeglina mitte Euroopas, mis on tänapäeva maailmas üks selline kolkastuv nähtus, vaid kohtuvad arenevas maailmas, Aafrikas, Aasias, kus iganes. Ja me räägime Helle-Moonika Helmega, tema täisnime nimetades, kes on meie Eesti Riigikogu poolt selle parlamentaarse delegatsiooni liige ja on käinud nüüd 9 korda nendel kohtumistel ja uurime siis, mida seal räägitakse, mida seal tehakse, mis roll sellel organisatsioonil on ja mis muljed on nendest arengumaadest, nagu meie neid nimetame, mis tihtipeale on palju kiiremini arenevad kui ükskõik kui kiiresti arenevad Euroopa riigid. Aga see on meie sissejuhatus ja nüüd me läheme saate juurde ja tere tulemast, Urmas. Tere. Urmas on meil Tallinna munitsipaalpoliitik, aga on olnud meil ka Riigikogus ja on mitmekülgse elukogemusega meedias. Tuleb välja, et on töötanud ka siin meie esimeses välisministeeriumis, kui välisministeerium asus veel siin samas Riigikogu hoones, selles kuberneri aiapoolses tiivas, mis ongi tegelikult see kuberneri aed saanud oma nime sellest, et see tiib ehitati Vene impeeriumi aegse kuberneri administratiivseks asupaigaks juurde siis meie baroksele Riigikogu peahoonele. Aga me ei lähe praegu tagasi nendesse Eesti NSV välisministeeriumi ja Eesti esimese välisministeeriumi aegadesse, vaid me tuleme ikkagi kaasaega. Ja maailm on väga liigestest lahti raputatud ja üks selline tugisammas, millel on ju püsinud kogu aeg Eesti peavoolupoliitika oma retoorikas, aga ka oma vasalli mentaliteedis on NATO. Ja NATO, nagu me praegu näeme, on lagunemas. Loomulikult, kui te räägiksite Jüri Luigega, kes on meie suursaadik NATO juures, siis ta teeks teile selgeks, et NATO on kõikide aegade kõige parema tervise juures. Kõik toimib, staabid töötavad, paberid liiguvad, meilid liiguvad, salajased materjalid liiguvad, et sõjaplaanide koostamine käib, õppused käivad.
teate, selle kohta võib öelda niimoodi, et Rooma senat käis ka koos veel pärast seda, kui Rooma oli barbarite poolt juba vallutatud ja viimane Rooma keiser Romulus oli kukutatud. Nii et asjadel on oma inerts. Täpselt sama me võime öelda Rahvaste Liidu kohta, mis loodi pärast esimest maailmasõda ja mis lõpetas oma tegevuse 1947. aastal. Ehk siis ka mitu aastat pärast seda, kui teine maailmasõda oli lõppenud ja kui tegelikult Rahvaste Liit oli muutunud teovõimetuks pärast seda, kui Jaapan tungis kallale Hiinale, Jaapan Rahvaste Liidust välja visati, Saksamaa Hitleri juhtimisel lahkus ise Rahvaste Liidust, Nõukogude Liit visati samuti välja Hispaania kodusõtta sekkumise pärast. Sisuliselt oli tegemist halvatud organisatsiooniga, mis väidetavalt funktsioneeris elu ja tervise juures, ehkki tegelikult resultaati enam peale selle, et paljud bürokraadid palka said, ei olnud. Ja ma julgen öelda, et meie NATO-ga on enam-vähem samasugune lugu, või mida arvad sina, Urmas? Ma arvan seda sama. Praegu on reede ja Ameerikas on veel hommikupoole ööd, aga reedene päev peaks tooma Ameerika sõjaministeeriumist uudised, Pete Higset kohtub pressiga. Ja Reutersile lekkis välja üks Pentagoni sisemine memo, milles on kirjas, et Ameerika Ühendriigid kavatsevad tõrksaid NATO liitlasi karistada. Eelkõige Hispaaniat, kes on käitunud USA suunal erakordselt ülbelt. Ja kuni selleni välja, et USA viib välja oma baasid Hispaania territooriumilt. Aga kas NATO on olemas, seda küsiti tegelikult juba kas nädal või 2 tagasi. Oli selline huvitav episood, kui Iraan tulistas kõikides suundades välja oma kaugmaa rakette ja osad tabasid ka Türgit, tõsi kahju tegemata, mille peale Türgi pöördus NATO poole ja palus Poolalt ühte Patriot raketitõrje patareid ja Poola ütles niet. Ja selle peale tekkiski küsimus, et oot, mis meil siis nüüd kaitseliidus üldse toimub? Et kui üks on hädas, siis peaks ju teine automaatselt tulema talle appi. No see on see kurikuulus paragrahv number 5. Just, ja Poola ütles ei, ma saan poolakatest väga hästi aru. Neil on ju venelane külje all ja ega karu ei maga, eks ole, võib-olla oleks küsinud mõnelt, ma ei tea, Norralt võib-olla oleks antud. No Poola puhul on veel ka see, et Poolat on tabanud ju ka kas siis kõrvale kaldunud või mis iganes põhjusel nende territooriumile lennanud droonid ja vist on isegi mingi rakett või paar raketti, on küll, jah, mis on Poola territooriumi tabanud, sest et ärme unustame seda, et üks Poola naaberriik on Ukraina, kus käib ikkagi juba üle 4 aasta sõda ja eks neid rakette, droone võib lennata sedapidi ja teistpidi, kas tahtlikult või pahatahtlikult või mittetahtlikult ja mitte pahatahtlikult, aga igal juhul on selge see, et Poola on sisuliselt sõjapiirkonna haarde ulatuses ja peab selgelt mõtlema eelkõige oma kaitsmise peale. Aga sellel loon, mida sa räägid, on ju veel ka järg, sest et Ameerika administratsioon pöördus ju tegelikult ka Poola poole omakorda palvega anda see üks Patriot süsteem Türgile ajutiseks kasutamiseks. Jah, ja näed, ei tööta. Kuidagi logiseb ja laguneb see organisatsioon, et ja tegelikult ega Türgi ei olnud ju suures hädas, see iseenesest ei olnud mingi tohutu eksistentsiaalne probleem Türgi riigi jaoks ega ka Poola jaoks mitte. Aga isegi kui selliste pisikeste asjade juures hakkab masinavärk krigisema, siis kui on tekkimas suured kriisid, ausalt öeldes mina vägagi kahtlen. Ja kui sa nüüd minu isiklikku arvamust küsid, siis minu meelest NATO võrdusmärk USA. USA ongi NATO ja kui USA ütleb, et et me siin nüüd hakkame NATOs tegema vahet, ühed on head riigid, ühed on meie sõbrad ja teised, kes meile kaikad kodarasse loobivad, siis sellisel kujul organisatsioon ei tööta. See on nagu juhtimisteooria vastane, ta ei saagi töötada enam. Aga minul on selline tunne, et ameeriklased ei tahagi, et see organisatsioon töötab, sest see organisatsioon loodi külma sõja ajal, külma sõja puhkemise nii-öelda
emotsionaalses ja ka tegelikult julgeolekulises olukorras. Ja siis oli ju loosung, nagu me kõik teame, hoida ameeriklased sees, eelkõige peeti silmas siis Saksamaad, ameeriklased sees, sakslased maas ja venelased väljas. Noh, sakslased on maas iseenda pingutustest tulenevalt. Sellel riigil ei ole praegu mitte mingisugust tõsiselt võetavat sõjalist võimekust, mitte mingisugust. Ameeriklased ei taha seal sees olla, sest nad maksavad miljardeid sellele asjale peale. Terved linnad sõjaväebaaside ümbruses elavad Ameerika rahast. Ja venelased peavad tegelikult ameeriklastega suurt globaalset kauplemisrallit, mis puudutab nii Kaug-Ida, Arktikat, Euroopat, Kesk-Aasiat, Kaukaasiat, Musta mere piirkonda. Et see on nii suur pilt, et ma jällegi olen sunnitud ütlema, et ma nõustun siinkohal president Karisega, kellega ma üldiselt ei ole väga rahul, sest ta on oma ametikohuseid põhiseaduse kaitsjana täitnud äärmise hooletuse ja puudulikkusega. Aga selles küsimuses ma olen temaga nõus, et Eesti välispoliitikal puudub võime näha kaugemale Ukraina konfliktist. Ja siin ongi see sama asi. NATO-t sellisel kujul ei ole ameeriklastele vaja. NATO on pomm jala küljes. Eurooplased võtku oma kaitse üles ehitamine enda peale. Kui vaja, siis nii nagu esimeses ja teises maailmasõjas ameeriklased tulevad appi, aga ameeriklased rahuaja tingimustes oma ressurssi sellele enam ei kuluta. Sest ma lugesin just äsja ka ühte huvitavat analüüsi Ameerika poliitikast Kaug-Idas. Ja Kaug-Ida on seoses Hiinaga Ameerikale kordades tähtsam kui Euroopa, kus venelastel ei ole kaugeltki sellist võimekust, nagu on hiinlastel Kaug-Ida omapoolses regioonis. Ja ameeriklased ehitavad praegu sihikindlalt üles oma liitlaste rahadega muide. Kaitseketti, mis algab Jaapanist ja Jaapan sõlmis hiljuti kaitsealase koostöö ja relvamüügialase koostöö Austraaliaga. Ja kaitsealane kett algab Jaapan, Lõuna-Korea, Taiwan, Filipiinid, Austraalia, vahepeal on Uus-Guinea veel. Et see on siis see niisugune sanitaarkordon, mida ameeriklased ehitavad üles Kaug-Itta ja arvestame nüüd seda, et Ameerikal on nii Jaapanis, Lõuna-Koreas kui ka Filipiinidel oma sõjaväebaasid. Ka need maksavad miljardeid. Ja ameeriklased ütlevad, aga miks me peame maksma rikkale Saksamaale, kes võib ise selle eest hea seista, kes töötas välja suurepärased tanki ja kahuri ja kosmosetehnoloogia mudelid teise maailmasõja lõpul, mida ta ise õieti kasutada ei jõudnud enam, aga mille meie võtsime kasutusele, et oma sõjamasin üles ehitada juba jätkuvalt siis pärast teist maailmasõda. Ja mida sina arvad kogu sellest nii-öelda Euroopa NATO tekkimisest? Jah, ma küsin kohe selle peale, et kes seda organisatsiooni juhib, kes algatab seda. Ma näen erinevaid Euroopa riike, kõik räägivad tuleb, peab, on vaja. Asjad ei tööta niimoodi. Asjad töötavad niimoodi, kui keegi vastutab, kui keegi juhib, kui keegi annab korraldusi ja neid ka täidetakse. Et selliseid jutte seda räägivad ju poliitikud, eks. Ma pigem arvan, et kui siin Euroopas üldse mingisugust kaitsevõimet on, iseseisvat kaitsevõimet, siis on seda Poolal ja on soomlastel, kes ei räägi palju, aga teevad ise ja ei jää kellegi peale lootma. Nii et NATO on ju iseenesest organisatsioonina tore, aga ma tänasel päeval paralleel NATO loomis, mina ei usu. Me näeme Euroopa Liitu, see on niisugune amorfne, niisugune lagunev, jube, bürokraatlik monstrum, mis ei tööta. Ja kui üldse nüüd veel tagasi tulla USA huvide juurde Euroopas või siis NATO huvide juurde, siis ma pigem arvan, ameeriklaste viimased sammud on suunatud Põhjala kaitsmisele. Põhja-Jäämeri ja Norra, Island, kõik see regioon, kaasa arvatud ka Põhja-Soome.
et see on nagu ameeriklastele kõige olulisem. See, mis toimub kuskil Saksamaal, kas seal Bundestagil ripub, mis värvi lipp, see vist ameeriklasi täna enam väga ei huvita. Aga noh, see kaitsevõime totaalne langus ja minnalaskmismeeleolu, see on masendav, eks ole, kui mereimpeerium Suurbritannia omas külma sõja ajal seal 80ndate lõpus Royal Navy'l oli 50 fregatti, siis täna ei ole enam 20-tki. Millest me räägime, eks ole, armee on ära demoraliseerunud, neil ei ole moona, nüüd siin viimased uudised räägivad, et kui britid peaksid alustama nagu tõsist lahingutegevust, siis nädalaga saaks kogu laskemoon otsa. No millest me räägime? Saksamaa täpselt sama, eks ole, Saksamaa ei ole suuteline mitte midagi tegema. Kaasa arvatud see, et Saksa kui nüüd üritati Bundeswehrile siis nii-öelda õhk sisse puhuda, siis mis tuli välja see, et sakslaste kaitsetahe on ära nullitud ja Saksa sõjaväe moraal on ära nullitud. Ma olen suhelnud Bundeswehri ohvitseridega oma elus küll ja veel. Ja nad ütlevad näiteks, et Saksa sõjaväelinnakutes Erwin Rommelstrasset enam ei leia, sellepärast, et see on poliitiliselt ebakorrektne, kuigi Marshal Rommel oli geniaalne väejuht ja keegi ei süüdista teda mingis natsimeelsuses. Ometigi nad on suutnud oma ajupesuga kõik viia nii hullu seisu, et kui riigis puudub kaitsetahe, siis seda üles ehitada nipsust või mingi käskirjaga ei ole võimalik. No see on mitme põlvkonna ülesane, sest Saksamaal on ikkagi enam-vähem 3 põlvkonda, mida on maha materdatud kogu aeg selle süütundega. Ja no muida on aju pestud ka kogu selle vikerkaare lipuvärgiga. No kindlasti, et Saksamaal võitlusvõimelise sõjaväe üles ehitamine, ma kujutan ette, see on inimpõlve ülesanne. See on 25-30 aastat. Alla selle ei tule välja, see tähendaks täiesti tagurpidi ajupesu sisse seadmist, see tähendaks kohustuslikku ajateenistust koos rangete karistustega, desertööriks tembeldamise eest ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei näe, et Saksamaa on selleks ise ka poliitilisel tasandil mentaalselt valmis. Seda valmisolekut ei ole. Ma ei näe seda valmisolekut isegi Bundeswehri kõrgemas ladvikus. Ja, nii ongi, jah. Aga... ja kui me nüüd räägime üldse sellest võitlusvõimelisest Euroopast, siis sa mainid Poolat ja Soomet. No mina ütleks muidugi Soome kohta, et tänased soomlased ei ole need sitked maapoisid ja töölispoisid, kes olid talvesõjas ja jätkusõjas, kes olid harjunud suhteliselt tagasihoidlike tingimustega, kellel oli 7 venna karuga võitlemise kogemus, eks ole. Selline enese alalhoiu instinkt loodusjõududega võitlemisest juba iseenesest nagu kontides, seda ei ole enam. See läbu noorsugu ja ka see ühiskonna heterogeenseks muutumine, see halvab selle võitlusvõime väga suurel määral, see ei ole enam see võitlusvõime, mis oli siin, ütleme siis 70 aastat tagasi. Ja ma arvan, et see kehtib isegi poolakate ja kõikide teiste eurooplaste puhul ka. Ja no demograafia töötab üldse Euroopa kahjuks. Ja kui sa küsid, kes siis peaks nagu seda kaitsevõimet ja Euroopa NATOt üles ehitama, siis no selge on see, et praegune vastus on Euroopa Komisjon. Kaja Kallased ja Ursula von der Leyenid, läbi kukkunud poliitikud, kellel puudub rahvusvaheliselt autoriteet, poliitikud, kellel puudub tegelikult isegi Euroopa sees autoriteet, et no sealt ei tule küll mitte midagi. Sealt tuleb korruptsioon, tohutu rahapesu, raha uhamine mingitesse militaarettevõtetesse, mis toimivad nagu silotorn, aga mis ei loo kompleksset strateegiliselt mõtestatud kaitsevõimet, mis ulatub kaevikus olevast jalaväelasest tema laskemoona varuga ja kaitsevarustusega kuni kosmose võimekuseni välja. Sellist komplekset võitlusvõime tekitamist Euroopale mina kuskilt otsast ei näe. Kaja Kallase taolised inimesed sellega hakkama ei saa. Ja ka need kindralid, kes on suures osas ju poliitilised kindralid, sest et
sellised militaarselt mõtlevad ja rahvusmilitaarselt mõtlevad, oma rahvusarmeedele mõtlevad kindralid on ju maha tambitud, nad on lahti lastud. Ja noh, isegi kui on tahtmine midagi Euroopas üles ehitada, siis esimese asjana põrkuvad kõik need plaanid muidugi rahastamise taha ja siin on eurooplased on mugavad olnud, kõiksugused sotsiaalprogrammid hakkavad kannatama, kellegi arvelt tuleb see raha ju võtta ja see on poliitiliselt väga tuleohtlik. No ma ei kujuta ette, et kusagil Hispaanias hakatakse sotsiaalprogramme kärpima sellepärast, et meil on vaja F-35 osta ameeriklastelt, mida nad muidugi enam ei ostagi. Aga valitsused on 4-5 aastase tsükliga ja peab olema ikkagi häda väga suur, kui võetakse mingeid resoluutseid samme ette. Mina ei usu sellesse. Ma näen seda niisugust lodevust ja noh, Lõuna-Euroopa on ju veel eriti, eks ole. NATO on olnud tegelikult kogu aeg nagu kahene. Meie kindral Väli võib sellest ju pikalt rääkida, mismoodi Lõuna-Euroopa riikidel on omad huvid, mis on seotud Vahemere regiooniga, Põhja-Aafrikaga. Ja neid absoluutselt ei huvita, mis siin Vene piiri ääres toimub. See on võõras mure, see oht ei ole akuutne. No ja kui me nüüd läheme selle nii-öelda Euroopa Komisjoni poolse juhtimiseni, siis Euroopa Komisjoni poolne juhtimine ei ole mitte militaarne, vaid on poliitiline. No, ja nemad näevad siin nii, nagu nad nägid koroona pandeemia, jutumärkides välja mõeldud pandeemia ajal võimalust liikmesriikidele pähe istuda, nõudmised esitada, mingisugused normid kehtestada ja poliitiline juhtimine võimalikult enda kätte võtta. Nii ka selles küsimuses näevad nad võimalust poliitiliselt võtta vägivalla aparaadi loomine ja selle kasutamine ja juhtimine enda kätte. Ära võtta liikmesriikidelt iseseisev kaitsevõime arendamine. Ja siin ongi see, et meil ka räägitakse, et no aga Euroopa Liidust me saame raha selle ja teise jaoks. Ei ole tasuta lõunaid. Kui me saame raha mingite asjade tegemise jaoks, siis seal on juures tingimused, see on see peenes kirjas kirjutatud nagu retseptide puhul, eks ole. Et sinna on peenes kirjas kirjutatud, milleks tohid, kuhu tohid, kellele kuulub, kellel on esmased õigused, esimese öö õigus, laskemoona peale näiteks, eks ole. Et see on tegelikult Euroopa impeeriumi ehitamise poliitiline projekt, mida põhjendatakse vajadusega ameeriklaste välja tõmbumise taustal üles ehitada Euroopa iseseisev kaitsevõime. Euroopa iseseisvat kaitsevõimet ei ole võimalik üles ehitada, sest ei ole seda peremeest. Euroopa Komisjon ei saa iialgi selleks peremeheks. No seda ma just ütlen, kes juhib ja kes vastutab. Aga teine häda on ju veel see, et isegi kui on tahe, kui on raha, siis ei ole tööstusvõimekust. Ja osad riigid, näiteks Prantsusmaa, kes ju toodab alates sõdurisaabastest kuni tuumarelvani välja, kõike ise, siis nad ei ole suutelised suurendama oma tööstustoodangut. Prantsuse sõjatööstuse inimesed on tegelikult kõik kusagil nimekirjades, kes mida oskab, millised on see ühe oskustöölise või teise inseneri võimekused, mida ta on õppinud. Nüüd on nad suures hädas, otsivad inimesi, kes on juba pensionile läinud ja kutsuvad neid nüüd tohutu raha eest tagasi. Tulge tööle, tulge aidake midagi teha. Aga kui sa oled 70 pluss, sul on lapselapsed, no kas sa ikkagi väga tahad, eks ole. Samad hädad on ju kas või Tšehhi, eks, toodavad ju läbi aastakümnete on Tšehhid tootnud ju suurepäraseid relvi. Täna nad ütlevad, et me võiksime, aga meil ei ole inimesi, kes tuleksid tööle. Soomlased ja rootslased on 155 millimeetrist suurtükimürskude toodangut suurendanud see läbi, et nad on leidnud inimesi. Nad peaksid ehitama paralleelse kõrvale samasuguse vabriku. Praegu töötavad vabrikud 3 vahetuses, eks ole, kõik on hirmu piiril. Ja isegi kui sa tahad, see ei pruugi alati õnnestuda. See on toome Eesti paralleeli, eks ole. Meil Eestis tahetakse teha mingisugust kaitsetööstust. Eldenaar, minu suvekodu kõrval Piirsalus Läänemaal
on vana maha jäetud Vene raketiväeosa territoorium, kus siis Kaitseliit teeb lahinguõppusi. Tahetakse sinna teha. Tore, ehitage välja teed, tooge uuesti voolud sisse. Kes seal tööl hakkavad käima? Ma näen neid inimesi, mul ei ole seal ühtegi abimeest võtta küla pealt, kes tuleks laua teisest otsast kinni hoidma. No ma ütlen sulle, kes? Ukrainlased. See ongi see, mis meil eelmisel nädalal oli Riigikogus tööjõu sisseveo leevendamise 2 eelnõu. Ja ma küsisin nende pagana tüüpide käest, kas te vene keele kursustel olete juba registreerinud ennast? Sest teil läheb seda vaja. Te ujutate slaavlastega Eesti üle. Või isegi kui nad ei ole slaavlased, on kuskil Kasahstanist, Usbekistanist, siis räägivad nad siin ikkagi vene keelt. Aga puhtalt selle peale ongi arvestatud. Tööjõud tuleb sisse endise Nõukogude Liidu aladelt ja võib-olla ka mingil määral Indiast ja kuskilt Lähis-Idast. Aga see ei ole Eesti enam. Ja missugust Eestit me kaitseme nende slaavlastega. Slaavlastega kaitseme slaavlaste vastu. Ja ukrainlased ja venelased sõdivad, slaavlased sõdivad oma vahel. Aga kas te tõesti arvate, et Donbassist tulnud venelane hakkab siin sõdima üle Narva jõe tuleva venelasega? Või? No unistage ainult. Ei. Aga Eestisse tulles, no me näeme muidugi Euroopa tasandil, ma ütlen, et kogu see asi on ühelt poolt poliitiline, nagu me kirjeldasime. Ja. Teiselt poolt on see puhtalt korruptiivne. Siin on ju 100 miljardid, mis lähevad selle nii-öelda kaitsetööstuse ja kaitsevõime ülesehitamise peale ja keegi saab selle raha. Aga resultaat saab olema naeruväärne. Ja täpselt sama on Eestis. Ja noh, nagu meil on nüüd juba siin ka mainitud, et meil isegi Kaapo aastaraamatus kujutad ette, et meil on kõrgemate riigiametite ja kaitseväe juhtide nii-öelda pöörduks kaitsetööstusse, kuhu uhatakse praegu ka 100 miljoneid. Et need tüübid lähevad ju tööle sinna Frankensteini või, vabandust, mitte Frankensteini, vaid Frankenburgi vist. Teeb ühe välja. Teeb ühe välja, jah. Et kunstlik moodustis on ta nii või teisiti. Ja noh, kui me vaatame nüüd ikkagi ka seda Euroopat tervikuna, siis isegi Euroopa tervikuna on operatiivruumi mõttes tänapäeva sisuliselt kosmosesse jõudnud sõjapidamise juures piiratud operatiivruumiga piirkond. Aga Eesti on ju sisuliselt nagu mingisugune nõelatorge. Et meil ei ole operatiivruumi. Me ehitame sinna Piirsallu, me ehitame kuskile sinna Tõstamaa kanti, me ehitame kuskile veel mingisugused tootmiskeskused. Need ehitatakse meil maa peale. Nende maa pealt ära pühkimine nõuab mõnda drooni ja ühte raketti. Kõik. Nii on. Ja sellega on meie suurte kallite rahadega üles ehitatud moonatootmine ja sõjatööstus likvideeritud. Selleks ei kulu rohkem aega kui mõnikümmend minutit. Ja oletame isegi, näeme unes, et me oleme hambuni relvastatud, meil on maailma parimad tankid ja kauglaskekahurid. Siis mida Euroopal ikkagi endiselt ei ole, on see, kuhu sihtida, kus see vastane on, eks ole. Ja seda tehnikat valdavad ainult ameeriklased ja me oleme, isegi kui meil oleks millegagi lasta, siis me võime ainult huupi tulistada. Luureandmed meil ju praktiliselt ei ole, eks me teame, et ida on seal, tulistame selles suunas, aga kas keegi pihta saab? No vaata, siin me jõuame nüüd, meil hakkab aeg kokku kiskuma, jõuame minu 7 aasta tagusel ütluseni, et meil on vaja plaani B. Plaan B ei ole nende maa peale ehitatavate laskemoonatehast tegemine. See ei ole plaan B. Iseseisev kaitsevõime, jah, see peab meil olema, see on selge. Meil peab olema iseseisev siseturvalisuse tagamise võrgustik. Seda meil ei ole absoluutselt. Kaitseliit ei saa sellega hakkama, sest Kaitseliit on eeliti sõjalise kriisi tingimustes ju võitlusvõimeliste meeste osas kõik mobiliseeritud kaitseväkke. No absoluutselt. Et panna nendele veel mingid tsiviilturvalisuse tagamise kohustused siin 5. kolonni või diversioonigruppide vastu, nad ei saa sellega lihtsalt hakkama. Et siin ongi nüüd see plaan B küsimus, et mis see plaan B meil siis on? Ma esitasin selle küsimus 7 aastat tagasi
ja ise vastasin tookord, et eelkõige on see iseseisev kaitsevõime. Nüüd me näeme Ukraina sõja taustal, et iseseisev kaitsevõime tänasel päeval tähendab midagi hoopis teist, kui oli see 7 aastat tagasi, kus me ikkagi rääkisime soomusvägedest ja rääkisime oma teatud õhujõududest ja õhutõrjest. Õhutõrje on endiselt päevakorral ja hoopis teistsuguse rõhuasetusega, kui see oli siis. Veel suurema rõhuasetusega. Aga võib-olla me peame mõtlema hoopiski laguneva NATO tingimustes. Ma ei tea, ma viskan õhku ja ei taha, et mind hakatakse süüdistama. Aga võib-olla meil on vaja mõelda neutraliteedi peale. Võib-olla. See on küsimärk. See tuleb rahulikult, emotsioonideta, Kremli jutupunktidest rääkimata siseriiklikult ja kõrgemal poliitilisel tasemel läbi rääkida. See tuleb teha meie analüüs, milleks me oleme võimelised täna, milleks me oleme võimelised 2 aasta pärast. Meil seda analüüsi ei tehta, meil on ainult emotsioonid ja emotsioonide najal maksumaksja raha uhamine teatud kitsakilkonna taskusse. Et see ei ole plaan B. Ja minu jaoks on ka ikkagi üks väga oluline punkt tahe seda riiki kaitsta. Et tulles tagasi marssal Mannerheimi ütluse juurde, et esmane on luua riik ja olud, mida kodanikud kaitsta soovivad. Aga siin on meil ka tõsine kitsaskoht, mingi Postimehe kallup, mis ei ole muidugi väga representatiivne, ütleb, et ligemale pool Eesti inimestest mõtleb või on juba teoks teinud Eestist lahkumise. Et kas see on seotud kaitsetahtega? Väga suur küsimus. Kas selles olukorras on võimalik rääkida mingist plaan B-st? Väga suur küsimus. Ja siin ongi see, et ilma igasuguse poliitilise armukadeduseta, ilma igasuguse poliitilise rivaliteedita tuleks ikkagi kõikidel helgetel peadel ja kõikidel otsustajatel maha istuda ja kaine analüüs teha. Mis olukorras me oleme ja mis on väljapääs sellest olukorrast? Seda tuleb avalikkuses levitada ja selgitada ja emotsioonid tuleb ausalt öeldes lihtsalt üle parda visata. Aga me peame praegu, Urmas, sinuga lõpetama. Ma tean, et sul oli välja kirjutatud ka terve hulk igasugust huvitavat statistikat erinevatest kaitsekulutustest ja erinevatest vajadustest teatud väeliikide arendamisel. Ja üks asi, mida sa ütlesid mulle, ma mäletan, oli siin mõni nädal tagasi, kui me arutasime, et sa võiksid saatesse tulla, et sul on üks Eesti päritolu Rootsi kaitseväe ohvitser, kes on öelnud, et ühe rügemendi võitlusvõimeliseks muutmine, nullist võitlusvõimeliseks muutmine võtab miinimum 5 aastat. Jah, see on lihtsalt puhtalt korralduslik ajavahe ja mitte midagi ei ole teha. Rootsi näide on hea, suurepärane, sest Rootsil oli kaitsevägi koos reservidega ja külma sõja ajal mingi 700 000 meest, eks ole, ja siis saadeti need rügemendid kõik ilusasti laiali. Rügemendi lipud viidi armee muuseumisse, neid on lihtne sealt võtta ja uuesti kuhugi staapi tuua, kui seda staapi on olemas, aga staabid tuleb nüüd ehitada. Mida tegi Rootsi ja mida on ka teised riigid teinud, nad on sõjaväerajatised müünud sümboolselt. Rootsi müüs 1 krooni eest terve sõjaväelinnaku kohalikule omavalitsusele. Ja siis, kui sa tahad rügementi taastada, siis seda öeldakse, et see on linnalegend, et see käib Gotlandi rügemendi taastamise kohta, aga minu oberstis sõber ütleb, et see on tõsi jutt. Rügemendi staap paigutati linnasauna. Sest muud ruumi ei olnud. Ja see on ajalooline paratamatus, midagi ei ole teha, otsustusprotsessid käivad samamoodi demokraatlikus riigis. Sa kuulutad välja hanke, siis on hanke vaidlustamise aeg, siis on kohtus käimise aeg, keskelt läbi 5 aastat. Mehed võivad sul olemas olla, Rootsis on lihtne, seal 100 000 meest ja naist saavad sõjaväe kohuslaseks igal aastal. 100 000 on, kelle hulgast valida, võtta parimad, aga lihtsalt need ei ole panna kuhugi, pole kusagil välja õpetada. No naiste kaitseväkke võtmine on muidugi omaette teema ja nüüd me siin juba jätkame ikkagi omavahelist juttu, ehkki ma ütlesin, et otsad tuleb kokku tõmmata. Meil Eestis on ikkagi praegu minu arvates demograafiline olukord sedavõrd katastroofiline, et kui me naisi hakkame võtma kutsealustena sõjaväkke,
siis meil sündivus kukub veel. Ja sõjaolukorras, mis me siis kujutame ette, et need viljakas eas naised me laseme lihtsalt vankadel maha tappa või. Et see on ju rahvuse lõpp. Et no see on ikkagi tõesti selline mõtlemine, et noh, tuba on külm ja kuur on puudest tühi, võtame järgmise toa põranda üles ja kütame ära, et noh, 1 päevaks saame sooja. Et no sellise mõtlemisega ei saa kaasa minna. Naised vabatahtlikena, palun väga, ei ole vastuväiteid. Ja on suurepärased naisi muidu. Aga kohustuslikus korras kõik viljakas eas noored naised kaitseväkke, no kuulge, see on ju haige mõtlemine. See on ikka läbinisti haige. Aga Urmas, veel kord, aitäh sulle ja tõmbame siinkohal otsa kokku ja me jätkame siis teise teemaga. Raadiosaade Räägime asjast. Ja me läheme saatega edasi ja nüüd on saates minu kallis abikaasa Helle-Moonika Helme ja tema on meie parlamendi poolt sellise delegatsiooni nagu IPU Eesti delegatsioon ehk siis Interparliamentary Unioni Eesti delegatsiooni liige ja on seda juba teist Riigikogu koosseisu ja sellega seoses on käinud tervel hulgal IPU tippkohtumistel ja osalenud sealsetel valimistel ja suhelnud kõikide nende erinevate delegatsioonidega ja näinud ka väga selgelt ära, kuidas selle aja jooksul on muutunud nii jõujooned selles organisatsioonis, kui ka on muutunud temaatilised raskuskeskmed, mida arutatakse, mida pannakse laua peale, missuguse resolutsioone vastu võetakse, missugune on Euroopa parlamentide kaal seal võrreldes näiteks Aasia või Lähis-Idamaadega või ka missugune on Ameerika delegatsiooni kaal, kuidas see kaal on erinevad raskuspunktid pannud üles erinevate administratsioonide, Ameerika administratsioonide puhul ja loomulikult niisugustel puhkudel toimub, noh ärme nimetame seda parlamentaarseks turismiks, aga paratamatult ega inimesed ei käi ju nendes riikides, kus toimuvad need tippkohtumised kinniste silmadega ringi. Käiakse lahtiste silmadega ringi ja on õhtused ajad ja on mingisugused vabamad perioodid, kui on võimalik minna kohalikule turule, kui on võimalik vaadata, missugune on tänavapilt. Mõnel pool on Eestil ka oma aukonsulid, kes omalt poolt toetavad Eesti delegatsioone ja näitavad kohalikke vaatamisväärsusi. Ja see annab maailmast tervikuna hoopis avarama ja mitmekülgsema ja adekvaatsema pildi kui see, millest räägib meile Euroopa ja ka Eesti propaganda. Ja sellepärast ma kutsusingi praegu Moonika saatesse, et just äsja tulid sa ühelt IPU kohtumiselt ja see toimus seekord Istanbulis, Türgis. Noh, võime öelda ka, et vanas Bütsantsi pealinnas või vanas Kreeka linnas, aga igal juhul tänasel päeval on Türgi ja Türgi pealinn ja kõigepealt sissejuhatuseks mõned sellised põgusad muljed, mis riik on Türgi, mis linn on Istanbul. Ja no ma kõigepealt teen väikese sellise faktilise paranduse, et Ameerika Ühendriigid ei ole IPUs, nad astusid välja, ma ei mäleta seda aastat, aga nad kunagi olid, aga nüüd neid enam ei ole, aga mis ei tähenda seda, et kuidagi see nende mõju kuidagi taustal ei toimetaks ja seda nüüd, ma olen 9. siis korda olin praegu nendel kokkusaamistel, siin COVID ajal paar korda jäi vahelt ära. Ja nüüd me olime siis Türgis ja sa juba ütlesid ka, et meil on mõnedes kohtades aukonsulid ja samamoodi Türgis meil on aukonsul, ta on siis Türgi kaubandustööstuskoja juht ja nad korraldasid meile ka sellise vastuvõttu nende sellises peakorteris ja türklastele omaselt ikkagi väga suurejooneliselt kolmekäigulise lõunaga, kuidas meid seal vastu võeti, et see oli Türgi puhul üldse, ma võin rääkida pärast laiemalt, aga nad andsid meile väga sellise hea sissevaate Türgi majandusse, eriti praegu, mis toimub nagu globaalsetes kriisides ja nendest trendidest ja ka sellest, et Türgi on ju olnud ka nii-öelda kandidaatriik Euroopa Liitu astumisel ja nüüd väga selgelt nad ütlesid, et
noh, sellisesse Euroopa Liitu, nagu Euroopa Liit praegu on, et jah, nad kunagi, neil see väga suur soov oli, aga Euroopaga läbirääkimisi peeti. Aga praegu nemad ei näe ühtegi põhjust, miks peaks Türgi liituma Euroopa Liiduga, et need direktiivid, need regulatsioonid, et noh, nad ei näe mingit põhjust, miks nad peaksid hakkama oma majandust sellega ära tapma. Türgis ei ole tuulikuid, Türgis ei ole mingit rohepööret, Türgis ei ole ka, ütleme, selliseid majandust reguleerivaid direktiive, mis on meil Euroopa Liidus, mis tapab ära inimeste tahte üldse midagi teha, et noh, loomulikult me käisime ringi seal ja noh, see, kes on Türgis käinud, mina nüüd esimest korda ja noh, see on selline, kus ma ütlen, tarbimise seisukohalt on see selline paras imede maa, aga ega see ei tule ka tühja koha pealt, nad ju väga palju asju toodavad ise ja need on väga hea kvaliteediga ja inimesed kogu maailmast veel, ütleme, sellised suunamudijad või sellised influencerid, siis ütleme, sotsiaalmeedia on täis kõike seda, mille pärast tasub Türki tulla ja türklased ise ka väga, noh läbi kas või selle, et nad oma selle nii-öelda rahvusliku lennukompanii Turkish Airlinesi, siis selliste väikeste asjadega näiteks mõjutavad inimeste Türki tulekut ja seal siis nii-öelda tarbimist, et noh, kui me teame, kuidas Euroopa odavlennufirmad väga niimoodi kiivalt mõõdavad sul seda kotikest ja võtavad lisaraha selle eest, siis türklastel on hoopis teine lähenemine. Nad ütlevad, et 33 kilo, mis on nagu, noh, mida sa võid sealt nii-öelda äraantavasse pagasisse anda ja seda nad üldse ei piira isegi mitte nagu ühe kotiga, kahe kotiga, 33 kilo ja see on väga selgelt sellele orienteerunud, et inimesed tuleksid Türki ja tarbiksid, ostaksid ja noh, ühesõnaga kõik see raha jääb ju Türki. Et noh, see on selline sissevaade siis ütleme sellesse viimasesse kohta, kus me käisime, aga me oleme käinud väga sellistes tõesti huvitavates kohtades täiesti teistmoodi kultuuriliselt, majanduslikult, ütleme ka noh, regionaalselt. Me oleme käinud siis Indoneesias, me oleme käinud Bahreinis, me oleme käinud 2 Aafrika riigis, Ruandas, Angolas ja käisime ka nüüd Usbekistanis aasta tagasi. Ehk et ja noh, ütleme sellised Šveitsis, kus on peakorter Genfis, on meil ka olnud paar kokkusaamist. Ehk et see pilt maailmast ka ütleme selliste lihtsalt kohal käimiste läbi laieneb. Aga kui me nüüd tuleme tagasi selle juurde, et mis laiemalt IPUs nagu toimub, et noh, ta on muidugi selline, kuidas ma ütlen, suures mõttes jututuba, rahvusvaheline jututuba, et me saame kokku, me räägime, me arutame, siis võetakse mingi resolutsioon vastu, aga seal, no ütleme, see on nagu niimoodi protseduuriliselt ja valime siis peasekretäri ja valime presidenti, nüüd peasekretär valiti Türgis, uus peasekretär, eelmine peasekretär siis oli ametis aastast 2014 ja noh, teda oli mitu korda tagasi valitud, aga nüüd siis sai uus peasekretär valitud ja üllatuslikult väga ühehäälselt, neid oli alguses olnud mingi 20 kandidaati äkki ja selekteeriti välja siis 5, üks astus veel ise tagasi ja kõik, kes järgi jäid, olid naised. Võt see on nagu hästi huvitav, et kuidas noh, jällegi me näeme, kuidas need sellised globaalsed trendid on, noh, mõjutavad neid rahvusvahelisi organisatsioone ka ja nende toimimist, et ka president, praegune president, mis läheb ümbervalimisele siis sügisel, ka naine, ei ütle ühtegi paha sõna, väga siuke kõrbe tädi, Aafrikast, Tansaaniast siis Tulia Action ja noh, tõesti ta on nagu päris nagu head tööd teinud. Jällegi on IPUs väga selgelt näha, kuidas nagu sa ka oma sissejuhatuses ütlesid, et kui meie siin arvame, et noh, me oleme nii-öelda valge maailm, esimene maailm, me oleme seda kogu aeg noh, endale sisendanud, siis
seesama Tuli Action, seal oli teema siin eelmine või üle-eelmine kord, et ta käis Peterburis. Ja sellest tõsteti väga suur skandaal just, ütleme, nii-öelda selle Euroopa riikide ja meil on selline ühendus nagu 12+, kus on siis Euroopa riigid ja siis veel seal on Austraalia, seal on nii-öelda demokraatlikud lääneriigid. Ja et kuidas ta nagu julges ja siis ta ütles väga selgelt, seal korraldati ülekuulamisi ja ühesõnaga nõuti isegi tema tagasiastumist ja kõike. Ja siis nagu väga lihtsalt, et meie organisatsioon on üks võimalus teha rahvusvahelist diplomaatiat, see on minu ülesanne, seda ma teen. Ja kui siis, ma arvan, et britid olid need, kes kõige rohkem nagu tema vastu sellist kampaaniat tegid, siis ja sellel ülekuulamisel isegi nagu häält tõstsid, siis ta ütles neile väga selgelt vastu, et teate, kolonialismi aeg on läbi. Arvestage sellega. Ehk et see on selge, et ta on ennast väga selgelt nagu kehtestanud ja nüüd siis ma arvan, et ta valitakse ümber uusi kandidaate. Veel ei ole peale austraallase, kes ka tahtis meie delegatsiooniga kohtuda ja üks väga selgem sõnum oli, ta tuli ennast nagu esitlema. No vaatame, ta on üldse selline globalist ja meesterahvas seekord. Et vaatame, mis sügisel toimuma hakkab. Aga peasekretär valiti seekord ka naisterahvas, aga väga asjalik ja ka väga selline, ühest küljest krõbe, aga teisest küljest, miks mina isiklikult teda toetasin. Ta on rumeenlanna, esimene ida-eurooplane ja tema sellised seisukohad olid väga kuidagi inimlikud ja ta ei vali pooli, ta ei läinud kaasa nende, ütleme ka selliste loosunglike jutupunktide nagu sustainable development ja climate change ja mitte ühtegi sellist asja tema nagu enese tutvustuses ja tutvustavas kõnes ei olnud. Ehk et ta rääkis hoopis teistest asjadest ja ka sellest, kuidas siis see organisatsioon peaks toimima. Tuletame meelde, et kui Ukraina sõda puhkes, siis see on veel omaette teema, kuidas ukrainlased on ka selles organisatsioonis siis nad alguses, kui seda puhkes, nad tegid väga tugevat tööd, et saada oma teemad lauale, neil see tõepoolest õnnestus, aga teisest küljest jällegi selline vastureaktsioon, eks seal oli muidugi Venemaa toimetas taustal ka kõvasti, aga vastureaktsioon oli ikkagi selles, et tipu ajalugu on nii pikk ajalugu ja üle 100 aasta on siis see organisatsioon meil olnud, et on olnud esimene maailmasõda, teine maailmasõda, kunagi ei ole olnud, üheski resolutsioonis ei ole nagu pooli valitud nendes konfliktis ja lugematuid konflikte veel üle terve maailma kogu aeg käib, et kunagi ei valita pooli, et miks me praegu peame hakkama pooli valima ja ühesõnaga hukka mõistma kedagi või kellelegi kaasa tundma, et aga seda tehti ja see järgmiseks tuli, eks ole, kui siis Iisraeli rünnati, siis nüüd oli see Iraan, et seekord oli, meil on olnud sellist hästi emotsionaalseid istungeid, kus ikkagi, ütleme seal araablased, ütleme mullad räuskavad ja osad delegatsioonid kõnnivad välja, kui keegi räägib ja seekord jah, Iraan oli ainukene, kes siis sellist väga kõvahäälset kõne pidas ja et üldiselt on see teema maha rahunenud ja Ukraina ka, nad tahtsid, meil võeti vastu selline resolutsioon, kus siis mõisteti hukka kõik konfliktid ja ühesõnaga me oleme rahu poolt ja kõik see selline ilus ümmargune jutt, et Ukraina tahtis sinna ikkagi ennast kangesti sisse saada, aga isegi 12+ ühendus ei toetanud enam seda. Aga ma tuleks nüüd ikkagi selliste tähelepanekute juurde, mida sa oled teinud erinevates riikides just nimelt võrdluses Euroopaga. Et meil on ikkagi, ja nagu sa ka ise ütlesid, et me oleme harjunud, me oleme see valge maailm, see esimene maailm, et meie järgi nagu kõik joonduvad ja meie anname eeskuju ja meie dikteerime ka agendat. See ei pea enam absoluutselt paika. Aga kui me räägime ka eluolust, kui me räägime nüüd sellest, et sa oled käinud Angolas, Ruandas, Bali saarel, Serbias, mis kohad seal veel on, eks ole, Bahrein, et tegelikult oled sa ju näinud, kuidas see muu maailm mürinal Euroopast mööda läheb, kuidas sõidavad kiirrongid,
kuidas linnasüdamed arenevad, kuidas on elupulss on hoopis teistsugune, kuidas vabaturumajandus töötab, kuidas on turg. Kus see oli Rwandas, kus sa läksid turule ja poiss hüppas ligi ja ütles, et ma võtan mõõdud ja tunni aja pärast on kleit valmis. Nii see on turumajandus. Ja nii oli, jah. Et ja kleit sobis ideaalselt, sa ütlesid, tee teine veel. Ja tunni aja pärast oli teine kleit valmis. No, eks... et lihtsalt näited sellest, et meil on nii väärastunud ja nii vale ettekujutus nendest. Ja loomulikult me võime Aafrikast leida ka selliseid riike ja selliseid kohti, kus toimub õõvastav inimsuse vastane tegevus. Võtame Sudaan, võtame Nigeeria, kus moslemid tapavad kristlasi külade kaupa. Et loomulikult on ka selline, aga sama Rwanda, kus 90ndate aastate algul oli totaalne genotsiid. Ma ei tea, 1 miljon inimest tapeti maha. Et ta on sellest kosunud. Ja riik on täiesti normaalne. Ei ole mitte midagi, et ei julge tänavale minna. Ei ole mitte midagi seesugust, et ei ole poest midagi saada. Et inimesed on tänavad on täis kerjavaid inimesi. Mitte midagi taolist. Ja nad, kui Rwandast rääks, Aafrika on üldse täiesti teistmoodi ja Aafrika riigid, nagu sa ütlesid, on väga erinevad ja ta on ikkagi terve kontinent ja seda ei suuda lihtsalt isegi, saate ägeb lühikeseks, ei suuda ära kirjeldada, kui teistmoodi nad seal on ja Rwandas ka. Eks see elukorraldus neil on mõnevõrra, nad lihtsalt peavad oma elu korraldama, aga mõnevõrra teistmoodi, sest nende kultuurilised ja sellised evolutsioonilised tavad ja traditsioonid on ikka palju teistsugusemad kui meil ja kõik jääb neil nagu omamoodi, et Rwandas oli muidugi kord oli majas ja see on ka selge, et nad peale seda genotsiidi nad väga nagu juhitud viisil seda ka hoiavad, aga ka niimoodi, et nad üritavad seda teha nii, et hundid söönud lambad terved, et need, kes on nagu vaesed, et neil oleks kõik eluks vajalik olemas ja samal ajal nad lasevad sellel rikkal seltskonnal ka seal toimetada ja Angola ja turvaline oli, sest et ütleme see selline igal tänavanurgal olid siis need korrakaitseüksused väljas. Aga Angolas oli natuke teistmoodi, seal üldselt õhtul ei soovitatud välja minna, ei läinud ka, aga seal meil on oma aukonsul, kes siis meid ringi talitas ja tänu kellele me siis nägime selle riigi, saime nagu väikse sissevaate ikkagi ka selle riigi nagu päris olemusse, ja Bahreinis oleme käinud, Bahrein on kui ma siin ühel Riigikogu istungil arutasin teemal iseseisvus, et kuidas iseseisvad riigid võiksid käituda, kas või välistööjõu osas ja kõik, et siis Bahrein on selles mõttes ikkagi selline näide, et kõik hüved on neil kodanikele ja kodanikuks on väga raske saada ja tööjõud, kõik võivad tulla Bahreini tööle, seal on hotellid, kõik on näha, et on välistööjõud, aga jällegi sellist asja ei ole, et ja nad saavad korralikku sissetulekut seal, aga sellist asja ei ole, et kui neil töösuhe lõpeb, et siis nad jäävad sinna mingit pensionisüsteemi peale, ei, välja kõik ja tõesti, ütleme, sellised, ja siis ma küsin, et miks me ei või ise Eesti või sellisena nagu käituda, siis ainukene vastus on see, et me ei saa, sest me oleme Euroopa Liidus ja tulles tagasi selle viimase reisi juurde, kui türklased ütlesid, et neile ei ole nad ei taha selliste regulatsioonide ja piirangutega nagu riikide ühendusse enam tulla, siis tõepoolest nädal aega ma harjusin sellega ära, et pudelitel ei ole korke peal kinni ja siis kui tulin koju, siis esimesed, mis asi see siin segab mind, kui ma vett joon. Et sellised pisiasjad, aga sellistes pisiasjades saabki nagu selgeks, et kuidas siis riigid toimetavad ja näiteks Usbekistanis oli suur üllatus mulle isiklikult, et me oleme ka siin kõik harjunud, et meil on kogu aeg räägitud ja me oleme võtnud ka sellise
teadmise kaasa, et endistest liiduvabariikidest on meil kõige paremini läinud, on meil hästi läinud, et teised nagu on kõik kuidagi maha jäänud ja noh, arengumaad, võt sõna arengumaa on selles mõttes hea, et seda võib nüüd tänapäeval väga mitmeti mõista, et arengumaad on need, kes arenevad. Aga need, kes ennast peavad nagu öelda mitte arengumaaks, need on kõik ära stagneerunud ja noh, neil on see areng nagu seisma jäänud. Et noh, Usbekistanis ka, et kiirraudteed liiguvad ja noh, meie siin ehitame oma Rail Balticut ja see ei saagi kunagi valmis, need raha raiskame, siis noh, mujal maailmas kõik need asjad, mille poole meie siin, millest meie unistame või noh, mis suured projektid, et hakkame tegema, et noh, neil on ammu valmis kõik juba. No võt, aga üks asi on nüüd see, et see IPU käib koos ja seal on nii aafriklased kui aasialased kui eurooplased kui ma ei tea veel, kes karvased ja sulelised. Aga kas seal on juttu olnud ka sellest, et mis see reaalne mõju nende lipu otsustel tegelikult liikmesriikidel on ja tegelikult võetakse vastu resolutsioon kõikide sõdade vastu. No väga tore, väga humanistlik ja väga kena ja kirik keset küla, et kedagi seal eraldi välja tooma ei hakata, ei Ukrainat, ei Iraani. Aga mis selle mõju tegelikult on? Et kas see mõju tegelikult ei olegi mitte niivõrd nendes resolutsioonides, kuivõrd selles, et üle maailma sõidavad kokku delegatsioonid ja seal on võimalik suhelda ka nii-öelda regiooni väliselt inimestega, kellega sul muidu praktiliselt mitte mingit kokkupuudet ei oleks. Ja sa tegelikult ei saa ka mingit silmast silma jutuajamist pidada, et mingite teiste riikide sisepoliitika kohta, välispoliitika kohta, elatustasemete kohta, ükskõik mis muu teema kohta või kuidas sa seda näed? Ei, absoluutselt nii see on, et noh, nagu ma ütlesin, et eks need sellised suured noh, ülemaailmsed organisatsioonid ongi kõik, noh, kui palju meil nagu mingis ÜROs näiteks vastuvõetavate mingisuguste resolutsioonide mõju on. No ei ole ju tegelikult, eks ole, et on ka üks suur jututuba. Aga noh, nagu sa ütlesid, et see, et kõikide maade parlamentidest tulevad siis parlamentidest liikmed, esindajad kokku ja eks see oleneb iga liikme ka aktiivsusest, et kui palju ta tahab neid kontakte luua, kui palju ta siis leiab mõttekaaslasi, kui palju ta saab oma sõnumit edastada, kui palju ta siis noh, näeb, mis võtab vastu ka seda, mis nii-öelda propaganda väliselt, mis mujal maailmas toimub ja kujundab siis enda mingisugust arusaamist maailmast. Et noh, see on nagu, vähemalt minu jaoks on see olnud kõige suurem väärtus, et siin Eestis võib teinekord jääda mulje, noh, eriti kui sa elad meie nii-öelda ametlikus meediaruumis ja kujundad oma maailmapilti selle järgi, siis on sul täiesti teistsugune maailmapilt kui see, kui sa käid sellisel suurel foorumil ära, mis tõesti üle terve maailma, igal pool on mingisugused omad vaatenurgad, noh, ütleme, globaalsele toimetamisele. Aga seal nad saavad kõik kokku, teinekord põrkuvad, aga sa näed ära, mis trendid on maailmas ja kuidas mingisugused allhoovused kujunevad. Need on asjad teinekord isegi millest ei räägita, aga millest sa saad noh, nagu väga selgelt aru. No võin näiteks kirjeldada ühte kokkusumist, ma arvan, et see oli Bahreinis äkki, kus meil on tavaliselt niimoodi, et kui meil on need suure saali istungid, siis noh, me üldiselt oleme niimoodi tähestiku järjekorras, Eestis on ja ka ütleme, kui meil on suur avaüritus, siis me oleme ka tavaliselt kõikidel on niimoodi ilusti kohad paika pandud. Meil tähena Estonia, meil on alati sellised suhteliselt head kohad ja seal ühtäkki avastas nii-öelda valge maailm, et kes SMS ja kellelegi vähemalt
noh, meile ei olnud seda öeldud, et tulge varem kohale, pange endale kohad kinni ja siis te saate istuma. Ei, seal kõik olid oma omavahel kokku lepitud ja siis, kui valge maailm kohale jõudis, siis noh, põhimõtteliselt olid neile kohad harjakapis. et vähemalt sakslased olid kohutavalt vihased ja noh, aga vaata, see ongi see, et noh, kuidas nagu teinekord näidatakse sulle mingisugust kohta kätte, mingisuguseid mõjutatakse nii-öelda paradigmat. Ehk et noh, ütleme Hiinast me ei rääkinud, aga kuidas see on veel omaette teema, kuidas Hiina seal toimetab taustal. Et noh, sellest võiks tegelikult väga pikalt rääkida. Ja, aga nüüd on meie aeg lootusetult läbi ja me peame minema harjakappi. Ja aitäh, Monika. Ja lõppkokkuvõte on väga selge. Mingisugust Euroopa üleolekut kolmandast maailmast ei ole. See on müüt ja meil tuleb virguda ja aru saada, et Euroopa peab pingutama hakkama, mitte vanal rasval liugu laskma. Ei, absoluutselt. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee